eelnevalt oli niimoodi, et mulle väga meeldis klassikaaslastele midagi seletada, et kui mõni ei saanud aru midagi seal füüsikas või keemias, et siis mina kohe kippusin kohe momentaalselt seletama. Ja ju siis see oli põhjuseks, miks mul hakkas see õpetajaamet meeldima siin majas. Kuna see oli minu lapsepõlv, siis nagu ikka, igaüks mäletab oma lapsepõlve ikkagi väga toreda lõbusana ja kõik need majanduslikud raskused, need nagu rohkem langesid ikka vanemate õlgadele, nii et need laps seda vist eriti ei tunnetanud. Õppisin vene õppekeelega koolis, aga peale lõpetamist siis otsustasin, et ikkagi tulen TTÜ-sse, kuigi õpetajad, vene kooli õpetajad, kõik siis väga soovitasid, et ikkagi õige haridus on ikkagi Moskvas ja Peterburis, eks ole. Sel ajal oli täitsa niisugune tendents, nad ise ka lõpetasid Moskva ja Peterburi koolid ja 100 aastat tagasi kogu Eesti intelligents käis seal õppimas, eks ole, kõik meil need, või 150 aastat tagasi isegi rohkem, eks ole. Nii et aga siis selgus, et ei ole seda eriala, mida ma tahtsin õppida vene keeles. Siis mõtlesin, et milles probleem, et ma ju täitsa vabalt valdan ka eesti keelt, et lähen siis sama eriala, mida ma tahan ikkagi õppima siis eesti keeles. Nii ma sattusingi siia aastal 65. See oli päris uus eriala, aga ikkagi mitte täitsa nullist, tähendab, ta oli juba 5 aasta. Selleks hetkeks aastal 60 või 61 ta loodi, kus juures korraga oli vaja ju, et oleks nii esimene, teine, kolmas, neljas, 5 kursus, kus sa võtad, eks ole, kui sellele erialale keegi pole astunud, siis tehtigi niimoodi, et teaduskonnas tehti pakkumine teiste erialade õpilaste hulgas, et kes tahaks minna õppima automaatikat. Ja siis see oli nii uudne sõna sel ajal ja siis komplekteeritigi 5 kursus, 4 kursus, 3 kursus ja samal ajal siis tehti sisseastumiskatseid esimese kursuse jaoks ja katsed olid päris tõsised. Siis kui mina astusin, siis oli 5 eksamit. Sain siis 5 eksamis 23 punkti, 4 5 ja 1 3. 3 ma sain eesti keeles, kuna kõik istusid, kirjutasid kirjandi eesti keeles, aga mina kui vene kooli lõpetanud laps arvati, et pole mõtet mind piinata kirjandiga eesti keeles, aga ikkagi on vaja kontrollida minu eesti keele taseme oskust. Ja siis tehti niisugune vestlus minuga, aga mind hoiatati, et kuna mina konkureerin teistega, siis mingisuguse 5-minutilise lobisemise eest, et äkki ma siis lükkan kellegi välja, saan oma 5 kätte ja teine teeb mõne vea, siis mul oli 2-palline süsteem, ehk siis 3 või 2. Kas saan läbi või kui on kõik okei, siis saan läbi, aga saan 3, et teistega mitte konkureerida, niisugune omapärane süsteem oli. Kusjuures ma ei olnud esimene, tähendab, nii oli aastaid, kui keegi vene kooli lõpetanud õpilane tahtis tulla eesti keeles õppima. Ja vastupidi ka muuseas. Tähendab, ega kõik erialad ei olnud dubleeritud. Tähendab, oli terve rida erialasi, mis olid ainult vene keeles või ainult eesti keeles. Kõige esimene asi oli see, et kui koolis ikkagi iga nädal sind kontrolliti ja midagi anti koju teha ja siis kas olid väiksed tunnikad või suuremad kontrolltööd või kutsuti tahvli juurde ja nii edasi, siis siin sa pool aastat õpid
keegi sind ei kontrolli ja nüüd poole aasta pärast sa pead korraga kogu selle mahu üles võtma ja iga 3-4 päeva tagant siis uus aine, eks ole, kõik need ained, mida siis õpiti, tavaliselt kuskil umbes 5 ainet paralleelselt jooksis. Et õpetajad lootsid selle peale, et kui sa siia tulid õppima, ju siis sa tahad õppida ja õpid, et milleks sind siis sundida ja kontrollida iga nädal, eks ole. See oli üks niisugune esimene väga tõsine niisugune muutus võrreldes sellega, mis ta enne oli. Aga ootasin ma muidugi väga helget tulevikku selles mõttes, et et nii uus eriala ja et kindlasti siis leiab palju tööd ja et see ei tohiks probleemiks olla ja tegelikult nii ta kukkuski välja lõpuks. Kuigi ma eriti neid töökohti ei valinud ja olin, nii kui ma siia majja tulin, siis nii ma 55 aasta pärast siit astusin välja, algul 5 aastat õppisin, siis 50 aastat töötasin. Eelnevalt oli niimoodi, et mulle väga meeldis klassikaaslastele midagi seletada, et kui mõni ei saanud aru midagi seal füüsikas või keemias, et siis mina kohe kippusin kohe momentaalselt seletama. Ja ju siis see oli põhjuseks, miks mul hakkas õpetajaamet meeldima siin majas. Alustasime me seal Taga-Kopli sellest hoonest, kus siis hiljem oli see majandusteaduskond, eks ole. Väga hästi jäi meelde mul matemaatikaõpetaja Karsnek, kes tuli jalgrattaga. Poisid tegid igasuguseid ulakusi selle jalgrattaga, mõnikord ta ei saanud sealt ära sõita pärast peale tunde. Tema tuli auditooriumisse, tal olid niisugused pikad kummikindad, tõmbasin ette. Siis võttis kriidi. Esimesel tunnil ta ronis oma selle suure laua peale, pikk laud oli pikki seda tahvlit, ütles, ma tahan nüüd jäädustada teid ja siis tegi pilte kõikidest. Väga huvitavad matemaatikaloengud olid temal. Ühelt poolt olid toredad, huvitavad, aga teiselt poolt pärast, kui hakkasin konspekti lugema, mõtlesin, et kuidas ma seda nüüd ära õpin. Mingid kalkulaatorid selle ajal ei olnud, arvutasime lükati peal, pisikene niisugune lükat, nagu joonlaud, mis baseerub sellele, et kui 2 arvu on omavahel korrutatud, on vaja läbi korrutada x, y-ga, siis kui sa need logaritmid ära, siis sa saad, et logaritm x pluss logaritm y. Ehk siis korrutistehe asendus liitmistehtega. Ja lükati peal oligi logaritmiline maastab. Ehk siis sa võtsid esimese arvu, siin oli see number, panid sinna, lükkasid selle keskmise selle joonlaua liikuva osa, panid siia, lugesid teise arvu ja all oligi summa. Aga see oli tegelikult logaritmide summa, aga tegelikult arvude korrutamine. Ja vastupidi, jagamine tähendas lahutamist, eks ole. Väga ilus, mugav ja nii, kui oli vaja midagi tõsisemat, siis oli see raudne Felix. Seda vändati ja just seesama kuulus Felix, kus sai siis 8 kohta, kui ma ei eksi. Või oli see 6 kohta. Nii et kui suurema täpsusega midagi oli vaja. Ja meil olidki laborid näiteks selle Felixi kasutamiseks ja mingisuguseid asju oli vaja selle Felixi peal teha. No näiteks oli niisugune asi, et teie siin kõik istute auditooriumis, eks ole. Iga 11 istub 1 tooli peal. Ükski istu 2 peal. Ja kuskil ei ole ka niisugust asja, et 2 inimest istuvad 1 tooli peal. Ehk siis iga inimene on seotud 1 tooliga. Aga on tühjasi toole, kus ei istu keegi. See ongi funktsioon. Ja siis hakkad mõtlema, et inimene on seotud tooliga, eks ole, on inimesi, kellel ei ole tooli. Aga pärast hakkad mõtlema, aga kuidas ma selle pärast talle eksami ajal seletan. Ega ma ei saa ju talle täpselt samade sõnadega seletada. See tähendas seda, et
ta seletas ära sisu. Aga see vorm ja see kõik ilusad definitsiooni, seda oli vaja pärast raamatust juurde õppida. Teine õpetajale vastupidi, tema jälle raius neid definitsioone ja siis sa ei pidanud midagi juurde vaatama. Aga mõnikord sa hästi ei saanud definitsioonist aru. Selles mõttes siin oli väga tore niisugune seletus juures. Nii et õppisime esimese aasta seal, siis teisest kursusest hakkasid juba üksikud ained toimuma siin Mustamäel, aga nende korpuste ehitamine käis vastupidises järjekorras. Algul ehitati korpus number 5, siis korpus number 4, number 3, number 2 ja palju, ma ei tea, 10 või 20 aastat hiljem ehitati korpus number 6 sinna taha metsa veel. Nii et me alustasime korpuses number 5, seal oli siis meie kateedrid, sel ajal olid kateedrid, mitte instituudid. Oli siis oma tuba või paar tuba. Hiljem, siis kui kõik need korpused olid valmis, siis me saime siia teise korpusesse terve korruse, selles samas majas, kus me praegu istume. 3. korrus oli automaatika instituut. Ja siin me olemegi aastaid siis tegutsenud kogu see instituut. Meil oli esimest korda võeti 2 rühma vastu. Kõik rühmad olid 25-lised, kõikides teaduskondades ühtemoodi. Iga eriala kohta oli siis 1 rühm. Nüüd see automaatika sai niivõrd popiks selleks ajaks juba 5 aasta. Tahtjaid oli niivõrd palju, et otsustati, et tehakse 2 rühma. Meie rühmas oli 24 poissi, 1 tüdruk. Paralleelrühmas oli 22 3 vastu. Nii et nendel oli tüdrukute kasuks meiega võrreldes siis, jah. Nii et tüdrukud oli tõesti vähem. Ikkagi tüdruk, kes suutis teha ära eksameid niisugusel tasemel, et pääseda sellest sõelast läbi, see oli ikka väga tubli õppe. Noored selles vanuses tahtsid ikkagi mingisuguseid ühiseid üritusi tüdrukutega korraldada. Ja meil oli päris mitu väga aktiivset poissi rühmas, kellel olid sõbrannad kas pisipedas või selles päris suures pedas. Ja siis sai tehtud siis ühiseid üritusi, väljasõite. Kuhugi sel ajal hakkasid moodi tulema need metskondades niisugused saunad, suured, kus oli seal 10 tuba veel ja suur saal ja siis tuli siis 1 rühm sealt pedast ja meie rühm ja nii edasi. Ja sai seal igasuguseid pidusi korraldatud. Ja ma ei mäleta, et meie tüdrukud eriti solvuks selle peale, et seal olid veel võõrad tüdrukud, aga need meie omad ka tähelepanuta ei jäänud. Oli üks väga tore matemaatika õppejõud Jaak Luunde, kes jäi mulle meelde, kes tegi meiega matemaatika praktikume. Ideaalselt seletas. Me teadsime tõesti väga hästi seda matemaatikat. Loengul siis professorid erinevatel kursustel siis erinevad andsid seda kuivalt niisugust loengumaterjali ja siis temaga me tegime neid harjutusi ja treenisime neid ülesande lahendamisi. Ja muidugi kõik eriala õppejõud, kellest hiljem said minu kolleegid ja loomulikult Hanno Sillamaa, kes oli kogu meie teaduskonna looja ja esialgu meil see automaatika eriala oli mehaanika teaduskonna koosseisus, sest ei olnud üldse nõrgavoolu erialasid. See automaatika oli see esimene nõrgavoolu eriala. Raadiotehnika oli juba sel hetkel, kui mina õppisin. Ehk siis oli 2 eriala nõrgavoolulist.
tugeva voolulisi oli päris palju energeetika teaduskonnas, aga siis hiljem sealt tuli elektroonika instituut ja arvutitehnika instituut ja pärast need nimed muutusid ja jah, palju toredaid õppejõudusi, kellest hiljem said mu kolleegid, kui ma lõpetasin aastal 70 ja jäin siia tööle. Meie rühmast jäi siia, me jäime 3 2 ülejäänud noormeest siis kiiresti kaitsesid ära oma kandidaadi väitekirja, mina olin sellega natukene laisem, mul see venis ja lõpuks ma muutsin natukene eriala ja lõpuks siis kaitsesin oma kandidaadi väitekirja alles aastal 86, olles 39 aastane. Üldiselt Euroopas, üldse maailmas selleks ajaks juba ammu on õppimine läbi, eks ole, aga mul jah, ta jäi niimoodi hilja peale, aga selleks ajaks juba pere ja lapsed ja et see ja töö ka loomulikult siis nagu selle õppimise peale jäi neid tunde natuke vähe. Kõrgharidus seesama oli 5-aastane, ehk siis tänapäeval see 5-aastane insener, seda võrdsustatakse siis magistriga, ehk siis 3 aastat baka ja 2 aastat magister ja kokku 5 aastat. Nüüd siis oli see kandidaadi kraad ja doktorikraad. Nüüd doktorikraad, see, mis oli Nõukogude Liidus, see oli selline kraad, millele väga vähestes riikides üldse analoog on olemas, kuna seda saadi tavaliselt siis, kui sul oli oma koolkond juba. Ehk siis sa olid juba olles kandidaat, juba oled koolitanud välja mitu kandidaati ja samal temaatikal, samal kitsal erialal ja siis alles kaitsti see doktorikraad. Nii et tänapäeval siis seesama Vene kandidaat nüüd võrdsustatakse selle PhD-ga, eks ole, ehk siis filosoofia doktoriga. Ja nii ma siis olen, see sama filosoofia doktor. Asi on selles, et ma elasin oma vanematega koos ja kuna ma olin ainukene laps peres, siis ma ei teadnud, mismoodi seda pesu pestakse meie peres. Minul oli alati kapis värske särk võtta. See probleem hakkas tekkima alles siis, kui ma hakkasin iseseisvalt elama. Ehk siis see oli täielikult läks minust mööda. Me sõitsime bussiga, küllaltki palju ma sõitsin elektrirongiga, ma elasin Kadriorus ja õppisin veel lisaks oma keskkoolile, mis seal samas Kadriorus oli maja lähedal, kuhu ma läksin jala. Siis ma õppisin veel laste muusikakoolis, mis siin samas Nõmmel oli. Ja siis sõitsin Kadriorust trammiga raudteejaama, Balti jaama ja sealt siis elektrirongiga Nõmmele. Nii et Nõmme selle Vanaka ülemisest äärest sealt alla vaadates ma nägin, kuidas see Mustamäe rajoon hakkas tekkima ja kerkima. Ehk siis kuna ma õppisin seal muusikakoolis 55–62 ja see oligi just see Mustamäe ehitamise algusaastad, nii et need esimesed majad, mis tekkisid üksikute eramajade vahele. Kunagi oli see Mustamäe rajoon selline, et üksikud ühekorrulised või kahekorrulised siis niisugused ilkatusega eramajad oma aedadega ja sinna vahele siis hakkasid tekkima need 5-kordsed majad. Nii et Vanaka pealt sai jah seal liugu lasta ja pärast, kui me olime juba tudengid, pool rühmast elas ühiselamas, siis tavaliselt meie linnalapsed tulime nende juurde külla, võtsime koridori pealt kõik need kummimatid ära ja siis läksime Vanaka peale nende kummimattidega siis alla sõitma. Sel ajal mingit internetti ja meile ei olnud. Telefon meie perre tekkis küllaltki varakult, ma mäletan.
isal olid seal erinevad ametikohad ja kuidagi tal õnnestus see siis saada. Nende sõpradega, kes olid mu naabrid samast majast, me elasime niisuguses majas, kus oli 4 korterit ja meie korter oli ainuke, kus oli 1 laps, ehk siis mina ja teistes oli kas 3 või 4 ja korraga, kui me siis seal hoovi jooksime välja, siis see oli päris suur kamp ja jooksime ringi ja sõitsime seal jalgratastega ja igasuguseid asju seal tegime. Kooli ajal ikka käisime päris tihti ja palju koos, mitte ainult meie endi sünnipäevadel teineteise juures ja igasuguseid muid pidusi peeti seal aga hiljem minu klassiõde, kellest 10 aastat peale kooli lõpetamist sai mu abikaasa, kes õppis Tartu Ülikoolis, temaga käis suhtlemine kirjadel, paberkirjad, tema õppis Tartus, mina Tallinnas ja nii et ikkagi ostsid margi ja reipisid peale. Vot ja muidugi käisin seal tema juures seda kuulsat Lotmanit kuulamas, mitte seda, keda tänapäeva noored teavad professor Lotmanina, vaid mitte seda Mihhaili, vaid ikkagi Juri Lotmanit seda. Temal loengud olid esmaspäeviti kell 8, kuna teised õppejõud palusid mitte panna nende loengud esmaspäeval kella 8, kuna tudengid nagunii ei tule. Kuna enamus käivad nädalavahetustel kodus ja kui nad Tartusse jõuavadki, siis parimal juhul 2., 3. loenguks esmaspäeval. Aga Juri Lotmani juurde tuldi igal juhul, nii et selle tõttu tema loeng oli kell 8. Ja mul oli väga tore olla nädalavahetus Tartus, lõpetada Lotmani loenguga ja siis sõita Tallinnasse. Tema loengud olid tõesti fantastilised, kuidas inimene tuli välja, 2 kätt taskus, mingid märkmeid, mitte midagi, poole lause pealt alustas, ükskõik mis teemal ja ideaalne kohe. Ma ei ütleks, et seda vaba aega eriti palju oli, sest see õppimine oli päris tõsine. Aga Tallinnas olles siis meil olid need samad peod, millest ma rääkisin, kus me siis peda või pisipeda tudengitega kokku saime. Siis mul jätkus veel sõprus oma kooli klassivendadega, klassiõdedega, käisime seal koos ja esimesed aastad olid kokkutulekud iga aasta, siis iga 5 aasta tagant ja nii edasi. Suveti sai rännatud mööda suurt liitu. Sellest ajast, kui ema veel elas Moskvas seal ja Peterburis olid temapoolsed sugulased, sai neid külastatud. Talveti muuseas me käisime väga tihti suusatamas talvekooli vaheajal seal jõulude paiku ja jaanuari alguses võtsime siinsamas tipis ametiühingu komitees, ostsime väga odavad tuusikud olid puhkekodudesse, siis sai läbi käidud kõik ja Laulasmaa ja Narva-Jõesuu ja kõik need niisugused Nelijärve ja kõik niisugused kohad, ehk siis suusad kaasa ja siis iga päev sai käidud siis suusatamast. Peale sisseastumiseksameid siis 1. septembril meid saadeti kolhoosi kartulit korjama. Ja 6 aega me olime, meil oli seal omaette elamine meie rühmal, seal päris mitu tuba ja mingil õhtul peale tööd siis kohalikud poisid, traktoristid, kombainerid tulid külla. Ikkagi pealinna
seltskond ja et teeme tutvust ja noh, päeval me ka nägime teineteist seal, eks ole, põllu peal ja noh, paljud istusid, mängisid kaarte ja sel ajal oli väga moodne bridž. Spordilehes järjejutuna läbi mitme lehe käis bridži reeglite tutvustamine, nii et need spordilehed meil loomulikult olid ja siis me õppisime ära ja see on väga tore, huvitav mäng ja ikkagi mitte lihtsalt turaka mängimine, vaid ikkagi tõsine mäng. Aga oli seal ka male ja mingi poistepaar seal mängis malet, siis kui parajasti need traktoristid sisse tulid ja üks ütles, et kuule, et kui te lõpetate, mina ka tahan mängida. Ja keegi meie poistest ütles, et tead mis, mängi soojenduseks selle plikaga. Kui saad temast jagu, siis mängid meiega ka. Noormees siis istus selle meie ainsa plikaga mängima. Ja mõne minuti pärast tahvel oli tühi. Ta vaatas, ta ei saanud aru, kuidas nii juhtus, et ta nii kiiresti. Aga selgus, et see sama meie ainukene tüdruk Viive oli mingil hetkel Eesti tšempion oma vanuseklassis ja loomulikult seal mingis vanuses ta ei olnud seal esikohtadel, aga noh, vähemalt esikolmikusse ta kuulus ja see noormees jäi nii aletult vahele, et noh, me kehitame mõlgu, no temast jagu ei saanud, mis me sinuga mängime või kuidagi niimoodi.